vaadata sellist tavameeskonda ja virtuaalset või hajusmeeskonda, sest ma kasutan neid sõnu, nad on sünonüümid. Hajusmeeskond, virtuaalne meeskond, kaugtöömeeskond, tegelikult nad on kõik üks ja sama. Et siin ei ole. Töökeskkond, suht sarnane väikesed distantsid, aga töökeskkond on väga erinev. Kui me räägime sellistest virtuaalsest meeskonnast, kes töötab ikka korralikus home office'is, kes töötab mingisuguses kaugtööle spetsialiseeritud sellises ruumirenti pakkuvas kohas, kes töötab võib-olla kodus kapi nurga peal ja nii edasi. Struktuurid, protsessid, täiesti sama üks, aga siin väga erinevad ja mitte kattuvad. Kommunikatsioon, väga oluline jälle kõikide meeskondade koostöös. Aga siin on palju sellist mitteformaalset tavalises. Siin oli see suitsunurga või kohvinurga informatsioon läheb kaotsi kuskile. Aga see on tavameeskonnas olemas. Aga virtuaalses meeskonnas sellist ei ole. Ja see tekitab tegelikult selliseid arusaamatusi võib tekitada. Sest et seesama mitteformaalne informatsioon, mis tavameeskonnas selgitab palju asju ära ja tavameeskonna juht ei pea võib-olla selgitama, sest kõigil on see taustteadmine olemas. Aga nüüd, kui keegi on seal kaugemal, temal puudub teatud taustteadmine. Ja siis ei ole võimalik aru saada võib-olla mõnest otsusest, mõnest tegevusest, ehk kaugmeeskonda juhtides peab olema meeskonnajuht valmis andma rohkem sellist täiendavat taustinformatsiooni, et kõik mõistaksid, miks üks või teine otsus tehti või tehakse. Sotsiaalsed kontaktid, mitte formaalne, ritualiseeritud, ehk meil on ju ettevõtetes või organisatsioonides tekivad oma rituaalid, kuidas midagi tähistatakse, kuidas käitutakse. Aga selge, et sellise kaugtöö korral on see raskendatud. Ja ajakasutus siis ühel puhul reaalajas ja reglementeeritud, teisel puhul suhteliselt vaba.